jah, te näete õigesti. Me teeme uuesti külmkõnesid. Hetkel ei saa ühendust valitud numbriga. Tere. Kas ma räägin? Kellega ma räägin? Sa räägid Andreasega. Mul on lihtsalt süsteem, kuidas ehitusettevõtetele nagu töid juurde saada. Ma lihtsalt tahtsin küsida, et nagu, kuidas sul töödega praegu seis on, et kas sul on praegu tööde kalender täis või pigem võiks nagu täiendus olla? Ei, mul on aasta täitsa täis. Sul on selle aasta lõpuni täiesti täis? Okei. Kas oleks maailma õhku, ma helistan sulle selle aasta lõpus tagasi, et vaadata, kuidas sul siis on? Ma ta võid helistada. Ma tavaliselt teen Google reklaami, kui mul on vahepeal vaja teha asjad. Okei. Ja sul on sellega väga hästi läinud senimaani? Ma arvan küll, jah. Okei. No, kui sa ütled mulle, et sul on tööde kalender aasta lõpuni täis ja kõik on hästi, siis ma ilmselt ei saa aidata sind, kui sul on kõik hästi. Ei just. Okei. Väga selge. Kõik head sulle, aitäh, et vastu võtsid. Jah. Nägemist. Tundusin natuke müügine. Hallo. Tervist. Jah. Kas ma räägin? Jah. Tervist, Andreas siinpool. Kas te teete ehitustöid Harjumaal? Üldiselt teeme Soomes, et... Te Eestis üldse ei tee? No jah, oleneb, mis asja te teete seal. Mis teil vaja on, mingi maja või? Ei, põhimõtteliselt mul on süsteem, kuidas nagu ehitusettevõtetele objekte juurde saada. Eestis nagu erakliente. Ei, ma Eestis nagu selles mõttes ei tee, mul on omal Soomes edad käivad. Okei, kui sa Soomest teed, siis ei ole üldse vist väga relevantne, et... Selge. Aga aitäh, et sa vastu võtsid ikka. Jah, okei. Vähemalt ma saan arvestada. Kõik head. Hallo. Tere päevast. Tere. Kas ma räägin? Jaa. Tervist, Andreas siinpool. Ma tahtsin küsida, et kas te tegelete katusetöödega, ehitustöödega Harjumaal? Jaa. Okei. Kas teil hetkel oleks töid juurde ka vaja või pigem on see, et... Oleneb, mis tööd, sest mul praegu on niimoodi, et on 2 meest on homme vihmavrennide peal ja siis ise olen voodri peal homme juba voodrilaud, et mingi nädal-2 umbes on kindlalt kinni. Okei. Aga mis tööst üldse räägime? Ei, põhimõtteliselt mul endal ühtegi otseselt objekti ei ole, aga mul on lihtsalt süsteem, kuidas nagu objekte juurde saada ehitusettevõtetele Eestis, et ma mõtlen, et kui sul ainult 1-2 nädalat on kinni, siis ei tundu nagu, enamustel, kellega räägin, on siin aasta ja nii. Jaa, ega mulle ütleme nii, et see on nagu 100% kinni on 2 nädalat, et neid ärakukkumisi on nagu nii siin pidevalt olnud. Okei, aga sa muidu nagu otsid nagu uusi lahendusi, kuidas töid juurde ka saada ikka, või... otse loomulikult. Okei, aga... Sest ega see ehitus kõige stabiilsem asi pole, et kogu aeg kõrvad lahti on peas. Jaa, ei, absoluutselt. Ei, mu ettepanek oleks olnud nagu teha selline 15-20 minutiline videokõne, kus ma lihtsalt nagu näitan sulle, mis ma olen teistele ettevõtetele Eestis teinud ja kui sa näed, et seal võiks nagu potentsiaali olla, siis saame sealt edasi vaadata, aga kui sa vaatad, et see nagu mõttetu crap, siis see kõik on okei. Kõik asjad peab üle vaatama alati. Kas ma võin ühe küsimuse veel küsida, enne kui ma ära lähen? Mis su lemmik pitsa on? Polegi. Ma nagu soldi tormus on kõik. Okei, ma sellepärast küsisin, et ma hakks sinna kohtumise kirjeldusse pannud, et sa tunned kohe ära, kellega rääkisid. Aga okei, selge pilt, ma panen, et sul polegi. Solgi toru, ma saan kohe aru. Jaa, okei, davai, teeme solgi toru. Davai, nägemist. Ja kuule, kõik head sulle, näeme homme. Alla. Tere päevast. Tervis. Kas ma räägin? Jah. Tervist, Andreas siinpool. Ma tahtsin küsida, et kas te tegelete tänavakivide paigaldusega Harjumaal? Tänavakivide paigaldusega? Jah. No väga vahepeal määral. Et pigem nagu kütet ja jahutust või? Ei, pigem me teeme sisetöid. Sisetöid üldse? Millised sisetöid te teete? Kõike.
me teeme elektritööd, maldetööd, laatamistööd, mis iganes sisetööd. Okei, nagu ma mõtlen korteriremonti siis põhimõtteliselt. Ja täisreno. Okei, davai. Ei, ma tahtsin küsida, et kas teil on hetkel töid juurde ka vaja selles nišis? Okei, no iseenesest, kui on midagi head pakkuda, siis miks mitte. Okei. Ei, mul on lihtsalt süsteem, kuidas nagu ehitusettevõtetele töid juurde saada nagu iga kuu järjepidevalt, et ma lihtsalt mõtlesin, et kas see oleks väärt nagu kiiret mahaistumist ja ma näitaks sulle ära, mis ma nagu teistele ettevõtetele Eestis teen ja kui see, kui sul näed, et selles võib potentsiaali olla, siis saame edasi vaadata, aga kui sa vaatad, et see on nagu mõttetu crap, siis ei ole sellest ka hullu. No minu poolest võib vaadata ja mõtlen, mis sa pakud, kuidas sa teed seda. Okei, no see on tavaliselt lihtsalt videokohtumise nagu formaadis, et see kaua aega ei võta. Aga mis sa arvad, millal me võiks rääkida näiteks homme, et mul täna on täis kahjuks, aga Ei, homme peale lõunat. Homme mingi peale lõunat? Circa 3-4 ajal. Okei, kell 3 on täitsa okei homme rääkida. No lihtsalt. Kas, mis meilile ma võin sulle need meeldetuletused ja lisainfo saata? Mis see? Mis e-maili aadressile ma võin sulle lisainfo saata ja meeldetuletused? Okei, davai, ma panen sinna, aga räägime siis homme kell 3 ja vaatame edasi. Kuule, kõik head sulle edukat päeva, kõik head. Tervist. Kas ma räägin? Jaa. Tervist, Andrias siinpool. Andrias, meil on samal päeval nimepäev. Ma tahtsin lihtsalt küsida, et kas te tegelete ehitustöödega Harjumaal? Jaa. Okei, te teete nagu eramuehitust või midagi muud ka? No ikka muud ka, jah. Okei. Ma tahtsin küsida, et kas teil on hetkel töid juurde ka vaja või pigem on nagu tööde kalendri täis? No ikka võib rääkida, jah. Okei. Mul on süsteem, kuidas nagu ehitusettevõtetel Eestis nagu töid juurde saada. Et ma lihtsalt mõtlesin, et kas see oleks väärt nagu kiiret mahaistumist ja ma näiteks sulle ära, mis ma nagu teistele ettevõtetele teinud ja kui sa näed, et selle... Ei, ma lihtsalt, mu ettepanek oleks olnud see, et nagu teha selline 15-20 minutiline nagu videokõne, et ma lihtsalt näitan sulle, mis ma nagu teistele ettevõtetele Eestis teinud ja kui sa näed, et seal võiks nagu potentsiaali olla, saame seda edasi vaadata, aga kui sa vaatad, mida sa teinud oled siis? Räägi lühidalt. Mis infot ma sulle meilile saadan, et mis sa soovid? Ei, no sa ütlesid, et kui sul meiliaadress on olemas, et siis saab nagu mingit infot jälvada või mis iganes. Okei, nii et enne kui sa nii-öelda oled nõus minuga rääkima, siis ma pean Ei, ma ju räägin sinuga. Ei, ma mõtlen just nagu videokohtumise mõttes, et ma pean sulle enne mingit infot saatma. Ma küsin, et mis... See on sõimusõna peaaegu, see minu jaoks see videokõne. Miks see sõimusõna on? Ei, ma ei tegele selliste asjadega. Vaata, kui mina koolis käisin, siis oli... Mu see arvuti oli... Millega ma pidin õppima, see oli suurem, 2 korda suurem kui sinu auto, eks ju. Ja ma peast arvutasin poole kiiremini, kui see arvuti arvutas, eks ju. Peale seda ma eriti selle nutindusega ei ole viitsinud tegelda, eks ju. Okei, kuule, aga selge. Neid ma annan, eks ju, kui on vaja. Okei, aga selge, ma panen sulle siis midagi meilile ja saad sealt vaadata. Pane mulle midagi meili, jah. Jah, okei, kuule, ilusat päeva sulle, aitäh. Teeme nii. Ei, ma ei saada talle muidu midagi meilile, lihtsalt, et see tehaks. Jaa, tere. Tere päevast. Kas ma räägin nii? Jah. Tervist, Andrias siinpool. Ma tahtsin küsida, et kas te tegelete ehitusega Harjumaa kandis? Nii, mis küsimus? Jaa, küsimus on selles, et kas sul oleks hetkel nagu töid juurde ka vaja või pigem tööde kalender on nagu ülitäis? No ütleme nii, et kevad on kindlasti täis, jah. Okei, kevad. Mis maani kevad kestab Eestis? Maini? No, ma arvan, et jah, praegu esialgu maini, et kõik oleneb, jah, mis seal on praegu. Okei.
okei, selge. Selles mõttes, et ma saan aru, et sa praegu töid nagu juurde ei otsi otseselt. ei. Okei. Mis töödega, enne kui ma ära lähen, siis ma küsin, et mis töödega te tegelete üldse? Mis mõttes? No mis ehitustöid te teete? Fassaadi, katust või? Ei no jah, selles mõttes, et eramu ehitusega praegu teeme vundamente ja talvel teeme sisetöid ja nii ongi, nii nagu ikka, ümberringi. Ring saab täis jälle aastaga. Okei, ei väga lahe, nagu ikka. Okei, kas see oleks maailma lõpp, kui me helistaks sul mais tagasi? Ei, absoluutselt. Ei ole. Ei ole maailma lõpp. Okei, selge. Siis on hästi, kuule, aga ma soovin sulle edukat kevadet ja loodan, et ilm on ilus. Jah, aitäh. Ja ikka, kõik head. Tervist. Kas ma räägin? Jah, see räägid. Tervist, Andreas siinpool. Kas te tegelete ehitustöödega Harjumaal? Tegeleme küll. Okei. Ma tahtsin küsida, et kas teil on hetkel töid juurde ka vaja? Töid juurde vaja oleneb, mida pakutakse, nagu öeldakse. Ja ikka. Ei, mul on lihtsalt süsteem, kuidas nagu ehitusettevõtetele nagu objekte juurde saada iga kuu järjepidevalt, et te tegelete vist eramute ehituse renoveerimisega, eks ju? No seal tuleb ka kortermaju ette, et... Kas see oleks väärt nagu kiiret mahaistumist ja rääkimist või pigem mitte? Objekti külastust 10-15 tükki kuus ja kortermajade rekonstrueerimisest räägid või sa räägid korterite renoveerimisest? Me korterite renoveerimisega ei tegele. Selles mõttes, et kuidas teil endal on? Et selles mõttes väga vahet. Sul pole vahet, toode toimib kõikide võimalustega, isegi pilvelõhkujatega või? Ei, pilvelõhkujatega ilmselt mitte, sest neid Eestis ei ehitata. No Dubais ikka on. No Dubais, aga... See on keeleline programm, mis ei luba välismaale areneda, jah? Mis keeleline mudel? Ei, seal on lihtsalt... Ei, ma lihtsalt pakun ehitusettevõtetele nagu turundus pluss siis nagu klientidega suhtlemist. Et põhimõtteliselt, kui on hinna õngitseja nii-öelda, siis siis nii-öelda seda objekti külastusaega ei pane. Et see ei pea tegelikult üldse objekti külastused olema, et see võib olla ka telefonikonsultatsioonid või midagi sellist. No see on aga lihtsalt kohtumine. Kuidas see välja näeb? Ütleme, ma arvan, et ehituse käigus ega neid objekte, mida pakkuda on praegu nii, et ma jõuan need ära teha. Lihtsalt küsimus on ju kellega tööle hakata. Ja küsimus on ka see, et korteriühistute hanked toimuvad täna kõik läbi riigihangete registri ja seda on KredEx ette näinud, kuidas need või tänase nimega EIS on ette näinud, kuidas need hanked käivad. Et sealt nagu kliente, ma arvan, et ei ole nagu sul ei ole mõtet nende peale oma aega, võib-olla ainult siis selliste peale, kes ilma KredExita teevad, aga KredEx teeb juba nii head reklaami teie eest, ütleme siis nii. Aga mille osas me võiks rääkida, on see, et me pakume oma... Kuule, jõudu jaksu, ehk siis kontakt on olemas, kui mõtted tekib, okei? Ja, okei, kuule kõik hästi, aitäh, et vastu võtsid. Väga huvitav kõne. Halo. Tervist. Tere. Kas ma räägin? Jaa, kuulen. Tervist, Andres siinpool, me ei ole varem rääkinud. Ma tahtsin küsida, et kas te tegelete betoonitöödega, eramuehitusega Harjumaa kandis? No, tegeleme, jah. Tundub, et teete midagi muud. Ei, no tegeleme, me ehitame maju ja teeme asju. Et mis küsimus on või mis teema on? Jaa, teema on selles, et kas teil on hetkel töid juurde ka vaja või pigem nagu tööde kalender upub? No sõltub natukene, mis laadi tööd, jah. Et praegu on tööd pooleli, jah, midagi on ees, midagi on siin tulemas, aga no ma ei tea. Et nagu töid praegu otseselt juurde nagu ei otsi, kui nii?
No on teil konkreetne mingi pakkumine või mis teema on, et ei, mul endal mida ühtegi seda? objekti ei ole, et mul on süsteem, kuidas nagu Eesti ehitusettevõtetele nagu töid juurde saada. Ja ma mõtlesin, et kui ma saaks sulle mingi 10-15 objekti külastust kuus juurde seoses, ma ei tea, kas siis betoonitöödega või mis iganes töid te teete. Ei, niimoodi mul ei ole vaja. Ei, sellist asja ma ei taha. Okei. Selliseid töid on mul küll siin arvuti täis, mailiboks on täis neid ja aina küsivad seal hinnapakkumisi ja ma ei jaksa neid teha ja on mõttetu töö, ütleme nii, et jah. Sul tulevad päringud postkasti ja sa ei viitsi neile vastata. Mitte ei viitsi, no mõnele vastan, aga no lihtsalt ma saan aru, et inimene tahab lihtsalt, et tee mulle hinnapakkumine, no aga inimene aru ei saa, et see hinnapakkumine on ka töö nagu, et ajakulu ja nii muud asjad, et see päris sa nii ei ole. vist oled hinnaõngitsejatega. Ei, mina ei tea. Aga eks ma saan enam-vähem aru, et kas inimene nüüd reaalselt soovib seda tööd või ta huvitab lihtsalt hind või ma ei tea, mis asi. Mu süsteem tegelikult on selline, et läbi turunduse tuleb nagu kontakt, kes on huvitatud, siis ma ise võtan nendega ühendust, et aru saada, kas nad nagu on hinnaõngitsejad või ei ole. Ja kui nad on reaalselt tõsised ja normaalsed potentsiaalsed kliendid, siis ma nagu lepin nende kokku aja, millal, kas sa lähed siis objekti külastama või lihtsalt helistad neile, et see on nagu sinu valik. Okei, aga kui sa ütled... Las ta jääb. Kui sa ütled mulle, et sul on kõik hästi, siis ei saa väga kasu olla. Okei. Kui kõik head sulle, head päeva. Kas ma räägin... Tervist, Andrias siinpool. Ma tahtsin küsida, et kas te tegelete soojustamise ja muude ehitustöödega Harjumaal? Okei. Kas teil hetkel töid oleks juurde ka vaja või pigem tööde kalender upub? Aga mis pakud nagu? Mul on süsteem, kuidas nagu ehitusettevõtetele töid juurde saada iga kuu. Et ma lihtsalt mõtlesin, et kas sul võiks sellist asjast praegu kasu olla või nagu ma ütlesin, pigem on töid hästi palju praegu. Aga äkki saadad mingit info meiliga, nagu siis ma tutvustan ja annan sidet. No, selles mõttes, et kui ma olen tavaliselt neid meile saatnud, siis need sinna inboxi jäävadki, et sellest ei ole nagu tavaliselt väga kasu olnud, et ma lihtsalt, kui ma helistasingi sulle sellepärast, et kui ma näen, et ma saan sul kasu olla, siis ma saan sulle välja pakkuda oma idee, aga kui ei ole, siis saame kohe nagu selle asja siin kinni panna ja mitte üksteise aega raisata, et mul on nagu autoga nagu side, mul ei tea ausalt öelda. või... Okei, ma saan aru, et sul praegu töid on. Ja praegu on. Okei, kuule, siis on hästi, kõik head sulle. Davai. Hallo. Tervist. Kas ma räägin? Ei. Aga kellega? Okei, kellega on au? Okei, tervist, Andrias siinpool. Ma tahtsin küsida, kas te teete ehitustöid Harjumaal? Teeme ehitustöid Harjumaal. Okei, kas teil hetkel oleks töid juurde ka vaja või pigem on nagu tööde kalender upub? No sõltub ajast. Et millal? Kas teil on mingi tööpakkumine või lihtsalt landite? Mis see tähendab? Mis see lantimine tähendab? No otsite võimalikku töötegijat siis. Tahate vahetada või milles küsimus on? Jaa, ikka. Mul on lihtsalt süsteem, kuidas nagu ehitusettevõtetele töid juurde saada iga kuu. Et ma lihtsalt mõtlesin, kas teil võiks sellest praegu kasu olla või pigem on see, et nagu teil ei ole töid lihtsalt vaja praegu, et on kõik hästi. No hetkel ilmselt ei reklaami ennast kuskil. Et sa ütled mulle... Lisareklaami hetkel ei vaja. Lisareklaami, nii et te juba teete kuskil reklaami?
jah, juba teeme reklaami, jah. Tähendab, oleme jah, nii-öelda liitunud siin mõne kohaga. Okei. Ma lihtsalt mõtlen, et kas teil kõik toimib sellega praegu? Jah, hetkel on kõik hästi. Okei, siis on hästi. Mul on lihtsalt endal ka seoses turundusega üks süsteem, et lihtsalt tuleb nagu läbi turunduse tuleb kontakt, on ju, et siis ma ise võtan nendega ühendust, reaalselt kvalifitseerin nad ära, ehk siis kui on hinnaõngitseja, siis nii-öelda filtreerin selle nagu sinu jaoks välja. Seda ma nimetangi lantimiseks siis, et no see on hinnaõngitsemine, jah. Jah, siis on ta hinnaõngitsemine. Jah, et need lantijad nii-öelda ma filtreerin välja ja siis lepin kokku siis nendega, ma ei tea, kas siis aja, millal sa neile helistad või objektikülastuse aja, et see nagu oleneb. Aga kui sa ütled mulle, et teete turundust, kõik on hästi, kõik on nii hästi kui võimalik, siis ma arvan, et... No jah, ma arvan küll, et tavaliselt ehitusel see peale uut aastat kuni siis märtsini siis ongi selline vaiksem aeg, et valmistatakse ette uusi projekte, lõpetatakse võib-olla vanu projekte, tehakse mingeid väiksemaid töid ja praegu täpselt nii ongi, et me just siin hankevõit on käes, et koostan lepingut, nii et hetkel on kõik hästi. Okei. Hetkel on seis on mugav. Jah, just. Okei. Kui aga selge, siis vähemalt ma saan arvestada sellega, et aitäh, et sa vastu võtsid ja rääkisid minuga. Okei. Jaa, kuule kõik head sulle, head päeva. Kõik head. Tere päevast. Kas ma räägin? Jaa, loo kuulen. Tervist, kas kuuled mind? Jaa, kuulen. Jaa, tervist. Andreas siinpool. Me ei ole varem rääkinud. Ma tahtsin küsida, et kas te tegelete igasuguste fassaaditöödega, ehitusega Harjumaa kandis? No, tegelen ikka, jah. Okei, toonist kõlas nagu teed midagi muud pigem, või? Ei, ma teen selles mõttes, et kõiki töid, et ise ehitame nullist lõpuni, arendame ja ehitame kõik asju. Okei. Kuidas teil praegu töödega seis on? Kas pigem oleks töid juurde vaja või tööde kalender upub ära? Praegu on okei. Selles mõttes, et töid on teil praegu? Nagu praegu tegemist nagu on, jah. Et juurde otseselt ei otsi? Otseselt ei otsi, jah, meil siin tuleb veel objekte juurde. Okei. Ma helistasin sulle sellepärast, et mul on nagu endal süsteem välja töötatud, kuidas nagu ehitusettevõtetele töid saada juurde iga kuu. Aga kui sa ütled mulle, et sul on töid räigelt palju ja kõik on mugav ja ilus, siis... No praegu on, jah, aga mis süsteemist jutt on siis? See on nagu mingi, mis on see hange või midagi sarnast? Ei ole, ma tean, et teil ehitusettevõtetel on suuri raskusi selle hankega, et see ei toimi, et ma ei ole seotud kuidagi. Aga mis süsteem teil on? Huvitab lihtsalt? Ja ikka. Ma kasutan põhimõtteliselt Facebooki turundust, et saada nagu huvitatud inimese kontakt. Siis ma ise helistan neile. Nii-öelda filtreerin ära, et kas ta nagu tõsine või mitte, on ju. Kui ta on tõsine huviline, reaalselt tahab teha, on ju. Siis ma lepin temaga kokku, kas siis objekti külastusaja otse või telefoni konsultatsiooni aja, millal sina näiteks helistad neile, saate rääkida omavahel. Või see on nagu oleneb ka natuke. Aga nagu ma ütlesin, kui sa ütled, et sul töid on ja ei ole praegu nii-öelda uutele võimalustele avatud, siis on kõik hästi. Okei, jah, aitäh. Ja ikka, probleemi, head päeva sulle. Head päeva. Tere päevast. Ja tervist. Kas ma räägin? Jah. Tervist, Andreas siinpool. Me ei ole varem rääkinud. Ma tahtsin küsida, et kas te teete fassaaditöid ja sellist üldehitustöid Harjumaal? Jah. Okei. Kas teil töid hetkel oleks juurde ka vaja või pigem nagu töödega nende upub? Ei, no meil on põhimõtteliselt töö olemas, jah. Okei. Kui pikalt teil olemas on töid? No siin ikka on paar kuud kindlasti. Paar kuud, okei. Nii et praegu nagu ei ole avatud uutele võimalustele, kuidas töid juurde saada? Hetkel, jah. Hetkel, okei. Kas see oleks maailma lõpp, kui ma helistan sulle mingi paari kuu pärast tagasi? Ei, ära pane helista. Okei, selge pilt. Kõik head sulle.
tervist! Tere! Andreas siinpool. Kas te tegelete ehitustöödega Harjumaal? Mis teil mõttes on, et mida teha oleks vaja? Põhimõtteliselt mul endal ühtegi objekti ei ole, aga ma helistasin sellepärast, et ma tahtsin küsida, kas teil on nagu hetkel töid juurde ka vaja või pigem on tööd iga nendel nagu ülitäis? Hetkel on tööd liiga palju. Kust te helistate üldse? Ma helistan iseenda ettevõttest, et mul on lihtsalt lahendus, kuidas ehitusettevõtetele töid saada iga kuu nagu järjepidevalt juurde. Et ma lihtsalt mõtlesin... Ei, hetkel on liiga palju tööd, nagu nii. Aga selge, aitäh teil. Ei pole probleemi, kõik head sulle. Jah, tere. Tervist. Kas ma räägin? Jah, kuule. Tervist, Andreas siinpool. Ma helistasin, ma tahtsin küsida, et kas te tegelete katuse fassaaditöödega Harjumaal? Jah. Okei. Kas teil hetkel oleks töid juurde ka vaja või pigem on tööde kalender täis? Milles see küsimus? Küsimus on selles, et mul on tegelikult lihtsalt lahendus, kuidas nagu ehitusettevõtetel Eestis nagu töid juurde saada. Et ma lihtsalt mõtlesin, et kas sellest võiks potentsiaalselt kasu olla või pigem on see, et noh, nagu ma ütlesin, sul on tööde kalender täis. Mis lahendus see on? See põhimõtteliselt hõlmab endast nagu turundust, pluss siis seda, et ma ise nii-öelda helistan kõikidele. Ei, tänan, ei ole vaja. Ei, ma saan aru, et sul on võib-olla mingid e-lahendused nagu turunduse kohta, aga see on natuke teistsugune ikkagi. Ei, ma arvan, et ma loobun. Okei, selge pilt, kõik head sulle. Algu, ja nägemist. Ei tohi seda sõna kasutada. Tervist. Kas ma räägin? Kuulen. Tervist, Andres siinpool. Kas te tegelete ehitustöödega Harjumaal? Kuidas? Ei kuulnud. Kas te tegelete ehitustöödega Harjumaal? Tegeleme aeg-ajalt. Aeg-ajalt, nii et te ei tee ehitust, teete midagi muud? Jaa. Okei, mis ehitusega üldse ei tegele? Eriti mitte. Eriti mitte, okei. Aga pigem siis millega? Mis küsimused milleks? Millega sa ise tegeled, räägi, kes sa oled? Jaa, ma olen Andreas, mul on lihtsalt süsteem, kuidas nagu ehitusettevõtetele töid saada iga kuu juurde Eestis. Ai, mul ei ole seda vaja. Okei, aga huvi pärast, millega te siis tegelete, kui te ehitusega ei tegele? Istun kodus. Aitäh. Okei, selge, kõik head sulle. Teeme nii. Hetkel ei saa ühendust valitud. Jaa. Hommik. Kas ma räägin? Jah. Tervist, Andreas siinpool. Me ei ole rääkinud varem. Ma tahtsin küsida, et kas te tegelete fassaaditöödega ja nii ehitustöödega Harjumaal? Ei, küll. Milliseid fassaade? Ei. Mul on lihtsalt see, et mul endal ühtegi objekti ei ole, et mul on lihtsalt lahendus, kuidas nagu ehitusettevõtetele objekte saada iga kuu juurde. Et ma lihtsalt mõtlesin, et kas teil on tööde kalender nagu täis praegu või... Praegu ega siin mingisugune paar kuud siin on, aga ega ausalt öeldes jah, niimoodi ega ta... Mul ei ole kunagi niimoodi olnud, et nagu mingi terve aasta on täis, et mul ongi niimoodi paar kuud ette ja siis kogu aeg nagu vaikselt tuleb juurde. Okei, nii et sa praegu otseselt nagu juurde ei otsi viise, kuidas nagu töid juurde saada või nii? Mitte eriti, aga alati võib pakkuda, kui on mingisuguseid häid lahendusi, siis ma olen alati selles suhtes nagu avatud. Okei. Ma olekski välja pakkunud lihtsalt sellise 15-20 minutilise nagu videokohtumise, kus ma lihtsalt näitan sulle, mis ma nagu teistele ettevõtetele Eestis teinud ja kui sa näed selle potentsiaali, siis saame edasi vaadata, aga kui mitte, siis see on ka täiesti okei, et teine no lose olukord põhimõtteliselt. Okei. Aga mind isegi võib, aga mul hetkel on niimoodi, et selle võiks kuidagi... Ei, me ei peagi seda üldse kohe tegema. Et ma olekski välja pakkunud pigem homme see millalgi teha. Okei, et sinna tuleb paar tutvustad videod ka, et võid neid vaadata. Ei pea vaatama, aga võid. Aga näeme siis järgmise nädala esmaspäeval, teeme nii. Kõik head sulle.
Andrias siin. Me ei ole rääkinud varem. Ma tahtsin küsida, et kas te tegelete ehitustöödega Harjumaal? Fassaaditöödega. Miks sa küsid? Ma küsin sellepärast, et kas teil oleks hetkel nagu töid juurde ka vaja peatöövõtjana või pigem Jällegi, miks sa küsid? Sellepärast, et mul on süsteem, kuidas ehitusettevõtetel Eestis nagu töid juurde saada, et ma lihtsalt mõtlesin, et kas... Ja mis süsteem see sihukene on? On üks oma välja töötatud süsteem, et põhimõtteliselt see koosneb nagu päringute saamisest, siis ma ise võtan nendega ühendust ja nii-öelda, kuidas ma ütlen, panen siis lepin kokku nii-öelda aja, millal sa neile helistad või siis objekti külastusaja, olenevalt kuidas teil nagu on. Et aga ma üldse küsikski, et kas te nagu... Siis sa pakud ehitusettevõtetele eelarvestustööd tasuta? Ei, see ei ole... Ehitusettevõtted peaksid tegema siis tasuta kellegi jaoks tööd. Seda sa pakud? Ei no, selles mõttes, kuidas sa kliente saad. Nagu, kui sa alltöövõtjana teed, siis jah, ma saan aru, et sa ei pea palju hindesid tegema, aga kui sa nagu peatöövõtjana võtad, siis ikka sa pead hinnapakkumisi tegema, mingi osa läheb lukku, mingi osa ei lähe. Ja mismoodi need alltöövõtjad siis teda tööd saavad? No samamoodi pead tegema hinnapakkumise, on ju. Et ma lihtsalt mõtlen, et kas... Ma arvan, et see süsteem ei tööta sul. Ma arvan, et see isegi ei ole piisavalt infot saanud, et nagu seda otsust teha. Aga võib-olla ma olen piisavalt kaua ehitussektoris tööl olnud, et seda otsust teha. Ei, kui sa oled pessimistlik ja ei ole uutele nii-öelda võimalustel avatud, siis see on minu poolt okei. Seda ma ei ole öelnud, selle otsuse tegid sina praegu. Ei, ma ei tea, sa ütlesid. Lihtsalt siin ei ole mingit uut võimalust, millest sa räägid. Okei. No selge, kui sa nii arvad. Nii arvan. Okei, soovin sulle kõik head. Aitäh vastu võtsid. Teeme nii. Hallo. Tervist. Tere. Kas ma räägin? Jaa, kuulen. Tervist. Kas te tegelete ehitustöödega Harjumaal? No natuke tegeleme mingil määral. Mingil määral, ma pigem teete midagi muud. No, ütleme teie võnkaga ei pane, aga mis küsimus on? Jaa, ma tahtsin küsida, et kas teil oleks hetkel töid juurde ka vaja ehitussektoris või pigem on see, et teile tööde kalender nagu täis? Pigem nagu väga ei ole. Mis firma te olete, et te pakute seda? Ei, mul on oma ettevõte, millega ma pakun nagu ehitusettevõtetele põhimõtteliselt objekti juurde iga kuu järjepidevalt. Ma lihtsalt mõtlesin, et kas võiks olla midagi, mis nagu võiks kõnetada, et või... Ja, pigem meil on siin klientuur olemas ja teeme täpselt nii suht rahulikult ja kindlalt. Okei. Nii et sa ütled, et sul on kõik seis on kindel, ei ole vaja töid juurde? Jah, et me naudime elu. Naudite elu. Okei. No, kui sa ütled, et sul on kõik hästi, siis ma vist ei saa sulle väga kasuks olla, et... Jah, ei taha juurde võtta. Okei. Kõik head sulle. Aitäh, teeme nii. Aitäh. Jalla. Tervist. Tere. Kas ma räägin? Jah. Tervist, Andrias siinpool. Me ei ole varem rääkinud, et ma tahtsin küsida, et kas te tegelete ehitusega Harjumaal? Me ei tegele Eestis üldse ehitusega. Te ei tee Eestis üldse, teete kuskil välismaal? Jah. Okei. Siis mul ei ole vist väga relevantne mu pakkumine teile. Okei. Te teete, kus riigis te teete huvi pärast? Soomes või? Soomes, jah. Okei. Davai. Sorry, et ma eestisin. Kõik head. Tere. Kas ma räägin? Jaa, kuulen. Tervist, Andreas siinpool. Me ei ole varem rääkinud. Ma tahtsin küsida, et kas te teete igasuguseid, ütleme, ehitustöid, katuste ehitust ja nii Harjumaal? Ikka teen, jah. Okei. Te teete alltöövõtus või teete peatöövõtus ka? Üldiselt peatöövõtus. Okei. Teil on siin lihtsalt... Või siis oma meestega.
no teil on siin internetis on lihtsalt kirjas, et teete alltöövõttu, et ma ei tea. Ei, selles mõttes olen igatepidi teinud, aga üldjuhul jah, pigem nagu olen ise siis peatevõtus ja oma meestega pigem, et okei. või mõned eriosad olen nii-öelda kõrvalt võtnud alltöövõtuna. Okei. Kas teil hetkel oleks nagu töid juurde ka vaja Harjumaal või pigem on see, et tööde kalender on pigem päris ei upu, aga selles mõttes, et siin jah, üks klient, see vastus tuleb lähiajal ja siis on tööd palju. Kas see vastus on kindlalt positiivne või on see kindlalt ajal minek? Ma ühe töö seal just lõpetasin ja said uus kalkulatsioon teele ja läbirääkimiste küsimus, et olen seal palju teinud. Kindel klient, jah. Okei. Nii et sa hetkel nagu ei otsi uusi viise, kuidas klienti juurde saada otseselt? Pigem ei otsi, jah. Okei. Aga räägi, kas oleks maailma lõpp, kui ma helistaks sulle mingi sügise paiku tagasi või? Et vaadata, mis seis siis on? Ei, maailma lõpp ei ole. Selles mõttes, et või no jah, et ega sõltub on ju, et kui sul on kohe midagi vaja või sa mõtled nagu pikemaajaliselt, et noh, ongi, et mis perioodi sa mingite töödega nagu arvestad, on ju. Ei no mul on lihtsalt süsteem, kuidas nagu ehitusettevõtetele nii-öelda Eestis töid juurde saada, nagu iga kuu. Et aga kuna sa ütled mulle, et sul läheb mingi suur töö kohe lukku vaata, siis ma arvan, et sul lihtsalt ei oleks väga kasu sellest praegu. Okei. Et jah, ma ei tea, kui kaua see suur objekt sul kestab? Ma suveni. Suveni, okei. Jah, ütleme jaanipäevani, umbes nii. Okei. Selge, aga ma võtan sinuga juulis uuesti ühendust, et vaata, mis seis siin on, et okei. Ja, kuule edukat päeva sulle, kõik head, et vastu võtsid. Teeme nii. Tervist. Tere. Kas ma räägin? Kes see küsib? Andreas küsib. Me ei ole rääkinud varem. Ma tahtsin küsida, et kas te teete ehitustöid Harjumaal? Ma helistan tagasi, sobib. Okei, davai, teeme nii. Hallo? Tervist. Tere. Kas ma räägin? Jah. Tervist, Andreas siin. Me ei ole rääkinud varem. Ma tahtsin küsida, et kas te tegelete ehitustöödega Harjumaal? Jah, nii on. Okei. Kuidas teil on? Kas teil oleks hetkel töid juurde ka vaja või pigem tööde kalender on ülitäis? Ikkagi võib rääkida, jah. Ütle vasti, palun. Et ikka võib rääkida? Jah, räägime ikka. Okei. Ei, mul on lihtsalt süsteem, kuidas nagu ehitusettevõtetele nagu töid juurde saada iga kuu järjepidevalt, et ma lihtsalt mõtlesin, et kui ma saaks sulle 10-15 uut objekti külastust juurde iga kuu. Seoses näiteks, ma ei tea, mis töödega te teete, näiteks mingi korterremont ja nii või? Ja mis kaval nõks see on, kuidas neid töid niimoodi leitakse? No, ma ütlen ausalt, mu ettepanek oligi see, et teha nagu tõine 15-20 minutiline videokohtumine, et ma näitan sulle kõik need asjad ära, kuidas see nagu toimib, mis ma olen teistele ettevõtetele Eestis teinud. Kui sa näed, et sellel asjal võiks potentsiaali olla, saame sealt edasi vaadata. Aga kui sa vaatad, et see on mõttetu crap, siis see on ka okei, et ma ei solva ega midagi. No see eeldab siis nagu kohtumist, jah? Jaa, see on ainuke asi, mis ma veel pärast välistasin, et lihtsalt kohtuda teiega ja näidata seda ideed. Ma ei tea, ma pean natukene seedima, et ma olen natukene skeptiline niisuguste asjade suhtes. Okei. Ei, ma lihtsalt mõtlen, et sul ei ole vaata hetkel piisavalt informatsiooni, et mingit otsust teha, sest ma isegi ei ole näidanud sulle nagu, et kuidas see kõik toimib ja nii. Et see ongi selle videokohtumise nagu eesmärk, et anda sulle nagu see info üle, siis saad teha otsuse, kas see võiks teil olla sobiv variant praegu või mitte. Ja nagu ma ütlesin, kui see ei ole, siis see on ka täiesti okei. No ma ei tea, mul on hetkel üks tegemine pooleli ja inimesed selle kõrval, et ma saan pikalt rääkidagi. Ma natukene seedin, ma helisin tagasi, kui mul huvi tekib. Okei, kui sa ei taha seda ideed kuulata, siis okei. Kõik head. Tere,
ma räägin eks ju. Jah. Tervist, Andreas siin. Kas te tegelete ehitustöödega Harjumaal? Millega tegeleme? Kas te tegelete ehitustöödega? Jaa, mõningal määral ikka, jah. Okei, ma lihtsalt helistasin sulle sellepärast, et tahtsin küsida, kas teil oleks hetkel nagu töid juurde ka vaja Harjumaal või pigem on see, et tööde kalender on upub. Aga mis sorti töö? Selles mõttes, mis töid te teete? Et välisfassaade. Välisfassaade, okei. No siis olekski ilmselt eramaja või korteriühistute välisfassaadi nii-öelda välisfassaadid. Et kui ma saaks sulle 10-15 uut objekti külastust juurde seoses nendega, no otse erakliendi juurde, et kas Ei, jah. Ei ole päris minu amploa, eramajad ja korteriühistutega ei tegele. Sa teed pigem ärikliendile või? Ärikliendid, tööstushooned, laohooned, sandwich-paneelid, sellised asjad. Okei, siis sul võib-olla on tõesti õigus, et pigem sulle ei sobi see lahendus. Natuke teine, jah. Okei, aga vähemalt ma saan arvestada sellega, et ma rohkem sulle ei tüüta. Jah, võib-olla, jah. Okei, kuule edukat päeva sulle, kõik head. Jah, head päeva. Tere. Tere. Kas ma räägin? Jah. Tervist, Andreas siinpool. Kas te teete ehitustöid Harjumaal? Ehitustöid? Jah. Какие работы? Извините, не понимаю по-русски. До свидания. Mobiiltelefon, millele te helistate, on hetkel hõivatud. Hallo? Tere. Tere. Kas ma räägin? Ei. Jah. Okei, me ei ole varem rääkinud, ma helistasin teile sellepärast, ma tahtsin küsida, et kas teil hetkel oleks nagu töid juurde ka vaja Harjumaal seoses mingi remonttöödega ja nii? Tellimusi ikka, selles mõttes, et kunagi ei ole väga palju neid, et alati võib juurde tulla. Okei. Ei, mul on lihtsalt nagu süsteem, kuidas ehitusettevõttele Eestis nagu iga kuu nagu järjepidevalt objekte juurde saada. Ma lihtsalt mõtlesin, et kas oleks väärt teile nagu ära kuulata, et mis idee mul on. Tavaliselt ma saan oma klientidele kuskil 10-15 objekti külastust kuus juurde nagu järjepidevalt. No see oleks huvitav teada, sest et me ise ju püüame, me tegelikult ise püüame täna rohkem nagu riigihangetelt oma nii-öelda sellele Okei, kuule, teeme nii, näeme homme kell 11. Kõik head. Tervist. Tere. Kas ma räägin? Tervist, Andreas siin. Me ei ole varem rääkinud. Ma tahtsin küsida, et kas te teete ehitustöid Harjumaal? Ei tee. Mis siis? Te teete Soomes või? Soomes ka teen, jah. Okei, te Eestis ei tee enam, ei tegutse üldse praegu? No väga vähe, mis siis? Okei. Ma vastasin, et praegu ei tegutse. Mis see küsimus muidu on? Jaa, ei, mul on lihtsalt süsteem, kuidas nagu Eesti ehitusettevõtetele töid saada iga kuu juurde, aga kui sa ütled mulle, et ei tee Eestis, siis see vist ei ole väga relevantne, väga, kuidas öelda, päevakohane. Lihtsalt tahtsid tööd pakkuda või tööd teha või mis ma ei saanud aru selles suhtes? Ei, mul endal ühtegi objekti ei ole, mul on lihtsalt välja töötatud süsteem, kus nagu järjepidevalt objekti juurde saada iga kuu. Okei. Aga mul on praegu ei ole arvatavasti aega ka Eestis eriti tegeledes, mul on natuke rohkem vaja tegutseda praegu Soomes, aga mingid töid ka aastas teen Eestis ka tavast alati. Okei, no kui te praegu keskendute Soomele, siis see on täitsa okei. No mul on paar siukest projekti, mis siin kestab paar kuukest või isegi rohkem veel, et millega mul pean kõvasti tegelema, et mul ei ole ka moment aega. Jaa, ei arusaadav, kõik hästi, et ei ole hullu. Selge. Ja, kuule kõik head sulle, edu.
hallo. Tervist. Tere. Kas ma räägin? Jah. Tervist, Andres siinpool. Me ei ole varem rääkinud. Ma tahtsin küsida, et kas te tegelete korteri renoveerimistöödega Harjumaal? Jaa, me teeme küll. Teete vannitubasid ja selliseid asju ka, on ju? Jaa, me teeme tegelikult kõike, vaata. Meil on nii, et meil need vanad korterid ja lõume välja, aitame uue sisse, et kõik tööd teeme ise. Okei. Kas teil hetkel oleks töid juurde ka vaja või pigem on tööde kalender nagu upub töödest? Noh, kuidas võtta? Tegemisel on praegu üks suurem asi ja tunni peal oleme ka karantiidel. Et oleneb, kui suures mahus see töö on, et mingi vannitoa saaks ikka võtta vahele. Okei. Ei, mul on lihtsalt süsteem, kuidas nagu ehitusettevõtetel Eestis nagu töid juurde saada iga kuu. Et ma lihtsalt mõtlesin, et kui ma saaks sulle 10-15 uut objekti külastust juurde, näiteks seoses korteri renoveerimisega nagu iga kuu, et kas see oleks väärt nagu kiiret, ütleme sellist videokohtumist ka või ei ole vist vahet. Mis see tähendab, ei ole vahet? Nagu jah, nagu ei pea tegema ja või noh, mis sa mõtled selle all? Ei, ma saan aru, et sa tahad hakata mulle nagu mingit projekti otsima või? Jaa, põhimõtteliselt küll jah, et mu ettepanek oleks olnud lihtsalt teha nagu selline 15-20 minutil nagu videokõne, kus ma oleks lihtsalt näidanud sulle, mis ma olen nagu teistele ettevõtetele teinud. Ja kui sa oleksid näidanud... Ma mõtlengi, et mul nagu selles suhtes tuleb ise ka seda tööd peale, et mul ei ole nagu vaja kedagi, kes otsiks. Okei. Ma mõtlesin, sa tahad mulle mingisugust tööd pakkuda. Ei, mul on lihtsalt süsteem kohas nagu töid saada. Kui sa ütled, et sul ei oleks sellest väga kasu, siis... Ei ole, jah. Okei, kuule, aga teeme nii. Ikka, arusaadav. Kõik head. Hea, Jaa, tervist. Kas sa nüüd saad rääkida? Enne jutt pooleli vist, jah? Jaa. Ma tahtsin küsida, kas te teete ehitustöid Harjumaal? Teeme. Okei, mis tüüpi töid te teete? Betooni. Betoon, nagu vundament? Montaž. No, või ka vundament ja kõik, mis on seotud, jah, siis betoonitöödega seinad, ja siis edasi seal sillused ja kõik, mis on nagu armeerimine, mis kuulub sinna ka elementide ja paneelide montaaž. Okei. Kas teil hetkel oleks nagu sellised töid juurde ka vaja Harjumaal või pigem on tööde kalender on nagu upub praegust on, aga ma ei tea, millest jutt käib. Mul on süsteem, kuidas nagu ehitusettevõtetel Eestis iga kuu nagu 10-15 objekti külastust juurde saada. Et ma just mõtlesin, et kui ma saaks sul iga kuu... Millised, esiteks me nagu neid väikseid eramaju ei tee. Üks asi on see... Kas te teete pigem mingi, ma ei tea, mingi ärihooneid ja niimoodi või mis? Jah, korrusmaa. Et erakliendiga üldse ei tegele? Ei. Okei. Siis ilmselt see ei olegi väga, väga päevakohane, et ilmselt see süsteem teile siis väga hästi ei sobigi. No jah, aga siis selge, hästi. Ei, vähemalt ma saan aru, et sellega, et vähemalt ma tean. Okei, kuule, aga edukat päeva sulle, aitäh. Tere! Tervist! Kas ma räägin... Jah. Tervist, Andres siinpool. Me ei ole varem rääkinud. Ma tahtsin küsida, et kas te teete ehitustöid Tallinna kandis Harjumaal? Jah, teen. Okei, mis tüüpi töid te teete? Seinast seina, täiesti igasugused. Nagu kõike Mida ei saa maha müüa tükitööga, teen ajatööga. Kui on võimalik plaatida, mida ainult plaatimisel, ma tean, truuduhinded, asjad kokku lepid. Okei. Kas ma tahtsin küsida, kas teil on hetkel nagu töid juurde ka vaja või pigem tööde kalender on nagu upub? Kindlasti võtaks küll juurde. Okei. Ei, mul on lihtsalt süsteem, kuidas nagu ehitusettevõtetel Eestis saada 10-15 objekti külastust iga kuu juurde. Et ma lihtsalt mõtlen, et kas see oleks väärt nagu kiiret videokohtumist, et ma lihtsalt näitan sulle, mis ma olen teistele ehitusettevõtetele teinud. Kui sa näed selle potentsiaali, siis saame edasi vaadata, et kui sa vaatad... Mis ettevõttega ma räägin üldse? Täitsa üksi siin tegutsen, et
et praegu valesti aru kõvasti, et vähe pole. et ma mõtlen seda, et ikkagi oleks ju mõistlik, kui ma saaks sulle ära rääkida, nagu mida ma täpselt üldse teen, et nagu neid objekte saada, et siis sa saad selle otsuse teha, et nagu kas sa ei pea seda ju praegu kasutusse võtma ja ma ei pane ka kedagi vastasesse lepingusse nagu mingi hangekeskkond ega midagi. Aga selge, aga ma ei tea, vaatame, helistame siis näiteks homme, ma täna ei jõua tõesti sellega tegeleda. Sa võid mulle ka meili peale mingi lühitutvustuse panna, kui sa juba otsisid ma üles, et sa kindlasti leidsid seda lepto.projekte@gmail.com. No meilidega on see, meelde tuletusena, mida iganes panna, et saaks sellega nagu vaadata. Okei, et ma istun sul homme tagasi, siis paneme aja või? Okei, joo. Okei, davai, teeme nii, kõik head sulle. Jaa, hallo. Tervist. Tere. Kas ma räägin Romega? Jaa, mina. Tervist, Andres siinpool. Me ei ole varem rääkinud, ma tahtsin küsida, et kas te tegelete ehitustöödega Harjumaal? Ei üldse ei tegele. Ei tegele üldse? Teist asjadega tegelen. Aga Eestist välja tegelen üldse, Eestis ei tegele. Sa teed välismaal? Jaa. Okei, kuskil Soomes? Jaa. Või? Okei. Siis vast ei ole midagi. Ei ole, jaa. Okei, kuule kõik head. Hallo. Tervist. Tere. Kas ma räägin? Jah. Tervist, Andres siinpool. Me ei ole varem rääkinud. Ma helistasin sellepärast, et tahtsin küsida, kas te tegelete ehitustöödega Harjumaal? Ikka jah. Okei. Kas te teete eraklienti ka või te teete ainult nagu lasteaedasid ja mingeid muid sellised vallavaneid? No eks me oleme ikka teinud jah. Praegugi teeme seda korterit praegu parakud. Jaa, see on teenus jah. Et ma räägin, see videokohtumine ongi selle jaoks, et lihtsalt ma selgitan üldse, mida ma teen ja mis ma olen teistel ettevõtetel teinud ja kui seal sa saad siis selle otsuse teha, et kas see võiks nagu sulle sobiv nii-öelda lahendus olla või mitte, et selles mõttes mingit nagu pinget ei ole, et noh, vaatame, arutame siis esmaspäeva korra. Jaa, see ongi, saad aru, see ongi puhtalt arutlus, et ma ei tea, sa saad seal teha otsuse, et see on täiesti sinu teha seal. Aga kas on need meeltuletused? Okei, selles mõttes, et no pressure, et lihtsalt räägime seal. No. Okei, aga kell 1 näeme siis järgmine nädal esmaspäev, et räägime seal. Proovime. Jah, ma soovin sulle edukat nädal lõppu, muidu loodan, et tuleb ilus ilm. No, teeme nii. Jah, kuule ilusat päeva. Kõik head. Tere päevast. Hallo. Tere päevast. Kas ma räägin? Jaa. Tervist, Andres siinpool. Me ei ole varem rääkinud. Ma tahtsin küsida, et kas te tegelete ehitustöödega Harjumaal ja Tallinnas? 600 aastat. Te olete 600 aastat juba ehitanud? Loomulikult. Keskajast saati juba? Ja ma olen sõmar poole Mööleri sõber. Loomulikult. Vana spetsialist. Keda sa otsid ja mis sa tahad siis? Räägi mulle ära kohe, ilusti ära. Räägi oma isale ära, mis tahad saada. Räägi ära, et ma pean sulle maksma midagi tegema. Mis asja? Sa üldse ehitusturust tead midagi? Jah, tean küll kusjuures, jah. Noh, ta või mine õpi siis tempti või mina vist tempti. Mis asja, mida sa pakud mulle näiteks? Ma ei tea, kas ma solvasin sind? Ei, ma ei solva. Ma mõtlen, et ei ole mõtet ju pakkuda sellist asja. Mis asja? Ei pea oma naist ju pakkuma võrred sõbrale. Oma naist? Ei no see on umbes siuke asi, mida sa mulle pakud näiteks. Tahad ma teen sulle selgeks siukse asja. Ma olen tipi-tempti kõik oma läbi teinud. Ja ma olen igast ehitus, ma olen 30 aasta oma firma teinud. Tahad ma räägin sulle siukse asja on ja. Kuuled mind, jah? Jaa, ma olen siin. Nii, ma küsin sellest esimest asja.
kas sa võtad küla pealt endale ehitaja? Kas sa, kui sõber soovitab või nii, ehitusturul on konkurents. Sina lähevad kõik, ütlevad minu perse, nii ja naa on. No. Ja mida sa tahad mulle pakkuda välja? See vend oli vist edaselt purilis. Ja kuulam. Tervist. Tere. Kas ma räägin? Kuulam. Tervist, ma olen Andreas. Me ei ole varem rääkinud. Ma tahtsin küsida, et kas te tegelete ehitustöödega Harjumaal? Nii ja naa. Nii ja naa, et nagu pigem ei tee. Nad teen, aga mul on oma spetsiifiline valdkond. Ja milleks on? Kontorite klaasvaheteened. Okei. Ei, mul on süsteem, kuidas nagu ehitusettevõtetele Eestis töid juurde saada, aga see on pigem nagu eraklientide jaoks, nii et kui sa eraklientidega ei tegele, siis ma arvan, et see oleks sulle nagu kõige sobiv lahendus. Kõige rõvedam klient üldse. No mõned jälle ütlevad, et on jälle vastupidi, et ma ei tea, kõik ütlevad igat moodi. Kuidas kellelgi. Aga siis on hästi, siis ma saan sellega arvestada vähemalt, et ma rohkem ei tüüta sind täna. Ja, kuule head päeva sulle, kõik head. Kuulab. Tervist. Tere. Andreas siinpool. Ma räägin, eks ju? Jaa. Tervist. Me ei ole varem rääkinud. Ma tahtsin küsida, et kas te tegelete ehitustöödega Harjumaal? Tegeleme. Okei. Ei, ma mõtlesin, et kas te teete nagu alltöövõtu korras või teete otse erakliendile või kuidas teil on? No üldiselt nagu oleme otse teinud, jah. Otse erakliendile, okei. Ei, mul on lihtsalt nagu süsteem, kuidas ehitusettevõtetel Eestis nagu töid juurde saada iga kuu. Et ma lihtsalt mõtlesin, et kas teil praegu tööde kalender on nagu upub töödest või pigem nagu täiendusi saab teha? Ei, praegu on küll ausalt öeldes ees nagu, et aga... Okei, nii et te praegu nagu otseselt töid nagu juurde ei otsi? Praegu ei tahaks nagu küll, jah. Okei. Mis ajani teil selline periood on umbes? No ma arvan, et mingi poole suveni küll on praegu ees. Okei, ei ole probleemi. Et ma lihtsalt aitangi ettevõtetel nagu töid juurde saada, aga kui sa ütled mulle, et sul on praegu töid palju ees, siis ma arvan, et ma ei saaks sulle väga kasuks olla. Et kas see on okei sinu poolt, kui ma helistan sulle mingi suvel tagasi? No jah, ikka. Aga mis lahendus see siis on või kuidas see skeem nagu töötab siis, kas sa nagu vahendad või sa teed mingi pakkumise nagu ei lihi juua lihtsalt? Ei, ma saan aru, et ma sellest mõtlengi, et praegu ei olegi mõtet seda väga arutada, kui sul praegu on kõik hästi. Okei, aga kuule, siis on hästi, aitäh, et sa vastu võtsid. Jah, aitäh. Kõik head sulle.